Ma arvan, et vähemasti me võime alustada salvestamisega peale, et meil on ma kardan, ma ei tea, kuidas see täna läheb, kas mu hääl kaob vahepeal ära või ei kao. Ma kiljusin eile nagu väike tüdruk vaadates Eesti Laulu. Okay. Ei, see ei ole tõsi. Mis sind elevile ajas seal? Tegelikult selle juures mind ei ajanud mitte miski elevile, see ei olnud väga meeliülendav see Eesti Laulu poolfinaal, mida eile oli võimalik ETV vahendusel vaadata, lihtsalt enne seda ma käisin ja lugesin 3 tundi loengut järjest, mis mõjus mu häälele väga laastavalt, sest ilmselgelt ma ei oska tegelikult oma häält kasutada. Kas see loeng? Sina kui teatrikooliga inimene, kuidas ma saan rääkida nii, et mu hääl ei lähe ära mingi umbes 30 minuti pealt? Kui me sinuga räägime, seda ei juhtu, aga kui ma loengus räägin inimeste ees, isegi ma ei tunne, et ma karjun, aga miski pärast mu hääl alati kaob ära. Mis ma tegema pean? Sa pead lõdvestuma. Oled kuulnud sellisest asjast? Ei, ma ei tunne, et ma oleksin olnud väga pinges. Ei, aga sa ei pruugigi seda tunda vahel, sest et ka mentaalne pinge vahel ajab mingid siuksed sisemise lihaskonna niimoodi pingesse, et sa ei pruugi sellest ise aru saada ja su hingamine läheb ebaregulaarseks ja pinnapealseks ja sa lähed krampi selliste kohtade pealt, mis avaldavad ekstra survet su häälepaeltele ja sa kurnad need häälepaelad lihtsalt ära. Et kui sa hingad sügavalt ja kõhu kaudu ja suunad oma hääle sellised resonaatorid on meil kehas ja sageli kui inimene on pinges, siis ta hääl läheb rohkem siia nagu kurku ja laupa. Samas kui inimene on niimoodi lahti ja mootor on soe, siis hääl tuleb nii-öelda tõrre põhjast niimoodi kõhust, et mõnes mõttes sa pead võib-olla mõne ooperilaulja juurde minema hääletrenni näiteks ja siis ma olen seda mõelnud küll, selgeks selle asja. Võtta see, mida sa räägid mulle, seda mulle nagu enne miljon korda nagu laulmise kohta ka räägitud, eks ole, mis kõlab, eks ole, loogiliselt, et hääl on sellega hästi palju seotud, kuidas sa hingad ja noh, kuidas siis nagu paremini hingata ja kontrollida oma häält ja selle kasutust. Aga ma ei ole seda kunagi selgeks õppinud, ma ei ole ka väga hea laulja ja võib-olla selles ongi see asi, et tõesti ma ei taju, et mu keha on pinges, kui ma inimestes räägin, sest see vahe on väga oluline, et näiteks sinuga siin rääkides me oleme, tavaliselt salvestamegi kokku umbes 2 tundi, me räägime päris palju sel ajal ja mul ei lähe hääl ära, aga kui ma loengut pean, siis nagu reaalselt 0,5 tundi ja ma juba tajun, kuidas mu häälepaeltel on nagu pinge, ühesõnaga nad hakkavad nagu valu tegema, mis ei ole hea. Vahel see on ka lihtsalt paratamatu. Okay. Ma ei usu, et on olemas inimesi, kes saavad lõputult rääkida ja laulda nii, et hääl ei väsi ära. Et lõpuks ikkagi see on ju ka, sa kasutad oma keha mingit moodi ja kui sa ei anna kehale puhkust, siis siis juhtub midagi, kuskilt hakkab midagi rebenema või kärisema, see on ainult, see on paratamatu teatud piirist alates. Kunagi keegi rääkis mulle, et nõukogude ajal, kui meil olid siin siuksed üleliidulised superstaarid nagu Jaak Joala ja Tõnis Mägi ja Ivo Linna. Et ma ei tea, võib-olla ma isegi lugesin seda Mihkel Raua Musta pori näkku raamatust, see on ju kunagi, kui see raamat laieneid lõi, et Tõnis Mägi mingisugusel eriti intensiivsel tuuril, kus ta non-stop lihtsalt laulis, ma ei tea, mitu korda päevas erinevatel lavadel, et lõpuks tal hääl oli nii ära, et muu ei aidanud, kui see, et ta pidi sööma Vietnami salvi. Aga võib-olla see on mingisugune linnalegend. See kõlab päris retsilt, ma ei tahaks süüa Vietnami salvi, ma ei kujuta ette midagi ebameeldivamat. Ei, tegelikult ma kujutan ette palju asju, mis on ebameeldivamat kui Vietnami salv süüa, aga Vietnami salv kõlab ka üsna ebameeldivalt, mida süüa. Minul on need, ma ei tea, mis selle asja nimi enam on, see mingi Kelore Voice something, vaata seal voodi kõrval on siuke rohelised triibuga tuub. Ma võtan need on mingid siuksed tabletid, mis peaksid häälepaeltele hästi mõjuma, need on nagu imemistabletid, aga ma kasutasin neid mõnda aega ja pärast seda üks sõber ütles mulle nende kohta mingi kommentaari peale, mida mul on nagu läinud veits keerukamaks nende võtmine, ta ütles, et see on siuke tunne, nagu keegi tuleb sulle suhu.
noh. Yeah, kind of have to take her word for it, aga teistpidi jällegi nagu nüüd ma ei suuda seda mõtet oma peast välja saada ja see tundub mulle nüüd palju ebameeldivam. No kas võid mõelda, et hääl tuleb sulle suhu tagasi? See ongi see, mis tuleb. Okay, yeah, see on ju positiivne. See on tõesti üks viis seda asja vaadata. Kõik on mõtlemise küsimus ja perspektiivi küsimus. Seda küll, jah. Siis, kui ma töötasin intensiivsemalt näitlejatega Inglismaal, kui me tegime ühte arvutimängu koos, siis seal... Mis arvutimäng see oli, Jim? Ma ei mäleta, see oli nii ammu aega tagasi, aga ma mäletan, et palju näitlejaid käis stuudiost läbi ja siis mõned neist said abi ka sellisest asjast nagu throat coat. Kas see on see artificial saliva või? Tehisila. Mis see veel on? Ma ei tea, müüakse mingit spreid, ma tean, lauljad kasutavad, et nagu niisutada oma kurku mingisugune tehisila. Võib-olla selle toime sarnaneb tehisila toimega, aga tegu oli lihtsalt sellise sooja joogiga, et teepakikese sees oli siuke mõnus kurgusõbralik taimepuru ja kui see teepakike läks sooja vette kruusikese sees ja ulpis seal natuke aega, siis seda jooki juues duublite vahele tegi see häälepaeltel olemise väga palju paremaks, et see põhimõtteliselt ka niimoodi teeb häälepaelad natuke pehmemaks ja elastsemaks, paneb neile sellise katte peale, mis nagu hoiab neid natuke nagu siuke kurgusalv, ütleme nii, nagu Vietnami salv, aga selline joodav ja sa räägid sellest, sa räägid väga uhkelt sellest, tegelikult ma just praegu guugeldan, see on põhimõtteliselt tee. Ja, see on põhimõtteliselt tee, aga noh, vaata tee. Lagrits ja marshmallow root ja wild cherry bark ja slippery elm, see tundub väga maitsev tee. Noh, tee mõiste on ka problemaatiline praegu siin selles kontekstis, sest tee on ikkagi ju konkreetne taim ja kõik asjad, mis on teepakikese sees, ei kvalifitseeru teeks. Kas sa ütleksid rooibose tee või rooibose infusioon? Ma ütleksin rooibose infusioon, täpselt nii nagu kaerapiima asemel ma ütleksin, et imetaja nisast eritunud sekreet. Ühe või mitme lüpsi tulemusena eritunud sekreet, millel ei ole midagi lisatud ega midagi ära võetud. Ja, see on minu eelistus. Sa ütleksid seda kaerapiima kohta? Jah. Aga kaera ei lüpsta. Tavaline piim on ühe või mitme lüpsi tulemusena. Udarast eritunud sekreet. Siis ma olen täiesti valesti aru saanud sellest, kuidas maailm töötab. Sa võid öelda, et kaerast eritub midagi, aga kindlasti ei eritu kaerapiim udarast. Sa tahad öelda, et kaeral ei ole udaraid küljes? Jah. Vähemalt mitte bioloogilises mõttes. Mis mõttes siis nagu? No kui sa tahad seda kuidagi mingisuguse nagu, ma ei tea, väga keerulise metafoorina käsitleda, aga ma ei oskaks ise seda metafoori konstrueerida. Kaeranisa. Kaeranisa kõlab päris hästi, see kõlaks nagu mingi hea bändi nimi, või noh, mitte nagu hea bändi nimi, aga siuke nagu veider bändi nimi, Kaeranisa. Jah. Debüütalbum on siis Piim või Sekreet, ma ei tea kumb. Lisaisa. Lisaisa, jah. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulate saadet Popkulturistid. Kas sa vaatasid Eesti Laulu? Ei vaadanud. Või poolfinaali siis? Ei vaadanud, aga meie peaprodutsent väga tahtis vaadata seda ja ilmselt praegu istub kodus ja järelvaatamise voogedastus võimalust funktsiooni kasutades praegu töötab läbi seda materjali. Miks te ei lasknud tal eile seda siis vaadata, kui ta väga tahtis seda vaadata? Sest me olime vanalinnas, käisime muuseumis ja kohvikus ja õhtul magasime maha. Kell 9. Nojah, oli siuke õhtune käik. Kusjuures ta tundis muret, jällegi me ei ole tükk aega saadet teinud, tundis muret, et mis seis on, miks me ei salvesta ja ütles, et ta tegelikult tahaks ka esitada mõned küsimused meile. Ma ei tea, kas sa oled avatud sellele mõttele, sest ma ütlesin, et ma küsin sult üle enne.
kas üks nendest küsimustest on, kas küsimusi võib esitada, see oli nii loll, ma tahaks selle välja lõigata, sorry, ja ikka küsi peaprodutsendi küsimusi. Ta tahtis neid küsimusi ise esitada kusjuures. Okei, et sa ei saa neid nagu otseselt edasi kanda. Jaa, et nagu ta ütles, et ma helistaksin talle ja paneks valju hääldi peale ja siis ta küsib. Ma ei tea, kas see sobib sulle. Ja ei lase käia. Aga kas sa tahad enne rääkida Eesti Laulust või ma helistan vahepeal peaprodutsendina? Ei, räägime Eesti Laulust ära. Räägime ära, jah, ma olen nõus. Ühesõnaga, sa ei vaadanud ja sa ei tunne huvi? Ma tunnen huvi, aga ma ei saanud vaadata. Okei, kas sa vaatad järgi? Vaevalt? Ma saan täna selle ühe õhtu juhiga kokku sealt saatest, ma arvan, et see on suurem elamus. Küsid üle? Ma küsin talt üle, et mis see mis värk selle sinise nahkjakiga oli, et kas ta ise otsustas seda kanda? See oli temal seljas või? Jah. Okei, ma küsin talt. Okei, väga hea. Kas sa tahad, et ma helistan sulle, kui ma olen taga rääkinud sellest või? Ma arvan, et järgmises saates võiks seda nagu võtta siis, kui nagu selline, täna püstitame küsimuse ja ehk siis järgmine kord siis saame vastuse. Aga oled sa mõnda nendest lugudest üldse kuulnud, mis sel aastal konkureerivad siis Eesti esindajaks Eurovisioonil? Ivo, ma üldse ei tea, ma olen täiesti väljas sellest infoväljast. Nii hea, et me seda saadet teeme, et siis on nagu on millest rääkida. See on väga hea ja ma tunnen füüsiliselt, kuidas see lisaväärtus ja maailma juurde tekib, mida me anname. Et mina räägin millestki, mida ma eile vaatasin ja sa ei vaadanud. Jah. Okei, mulle meeldisid 2 lugu sealt, ma lihtsalt seda mainin ära, me ei pea pikemalt sellel peatuma. Mulle meeldisid 2 lugu, mulle meeldis 5- puuluubi lugu, nendest narkootikumidest ei tea me küll midagi. Vist on selle pealkiri, umbes selline pealkiri, see on väga pikk pealkiri. Mul ei ole detailselt meelde jäänud, see on selline lõbus laul, minu meelest üsna kavala sellise vimkaga kirjutatud. Mulle puuluup täitsa meeldib, mingis kontekstis on nad väga-väga ägedad. Ja 5- on mulle ka mingite lugude puhul meeldinud. Ma saan aru, et nendelt läks põhise nii-öelda hooki kirjutaja, kes oli siis Game Boy Tetris, läks nagu ära 5-st, nüüd nad võtavad teisi bände, kes neile hooke kirjutavad. Antud kontekstis siis puuluup. Okei, kas võib küsida, mis asi on hook? No vaata, tead sa mõnda 5- lugu? Mitte peast, aga kui raadiost tuleb, siis ma vist tunnen ära, et tegu on 5-ga. Tavaliselt on seal mingisugune osa, mida teeb Game Boy Tetris, kes on sellise nagu vene aktsendiga. Tema hääle ma tunnen ära nagu ilusti. Refräänid tavaliselt ja nagu hukk või selline, refrään võib olla hukk või refräänis võib olla hea hukk või see on nagu selline asi, mis sinust nagu kinni võtab, mis meelde jääb, mis selle loo nagu selliseks vägagi taaskuulatavaks ja iseloomukaks ja huvitavaks teeb ja vähemasti selline, minule tundub, et väga paljude 5- lugude puhul on see olnud just Game Boy Tetris refrään. Ma just mõtlen, et kas refrään juba oma olemuselt ei ole selline asi, mis peab täitma sellist funktsiooni või ideaalis, aga lugudel on vahel ka teisi asju kui refräänid, mis on hukkidena või sükste nagu earwormidena, et on mingisugused nagu pre-chorused vahel on väga huvitavalt või mingid efektid või mingid nagu hei-heid või mida iganes, mis jääb nagu meelde, mis kisub kaasa laulma, mis tekitab nagu mingi siukse nagu tunde, et vau, et see on nagu äge, huvitav, eks ole. Et terve lugu tavaliselt ei suuda nagu olla maksimumi peal, et loos on tavaliselt mingid asju, mis nagu kannavad edasi, siis on jälle mingi siuke nagu näiteks väga tihti mis muusikat Skrillex tegi, mul ei tule dubstep, et seal on nagu dropid, võivad olla nagu siuksed huvitavad hookid ja nii edasi. Et ühesõnaga 5- puhul tavaliselt neid hukke tegi Game Boy Tetris ja nüüd nad on võtnud teisi bände siis nii-öelda, kellega koos teha lugusid. Ma olen aru saanud siin Nexuse mingi lugu kell 3 siin sillal. Ja ühesõnaga, see ei olegi nii oluline, see lugu spetsiifiliselt oli päris äge. Mulle ta meeldis ja mulle ka meeldib see, et sellega annaks teha mingit väga head palagani Eurovisioonil. Et mingis mõttes on ta natuke nagu siuke Leto Svet, siuke nagu pullilugu, aga ta on väga kvaliteetselt ja hästi tehtud pullilugu ja nendel on oma tants, mida nad nende Hiiu kanneldega seal tantsivad ja see kõik nagu kuidagi toimib. Mulle tundub, et Eesti laul ei oleks Eesti laul või Eesti teekond Eurovisioonile ei oleks päris see, mis ta olema peab, kui
üks tugevamaid kandidaate ei oleks mingisugune sihuke triksterite punt, kes teeb nagu ägedat asja ja samas see on ka mingisuguse vindiga või mingisuguse väga kavala naljaga pooleks, nagu näiteks oli Winnie Puhh ja nagu oli Leto Svet ja neid näiteid on veel olnud läbi aegade, nii et ma saan aru, et tänavu või sel aastal on siis 5 Miinust ja Puuluup võtnud selle rolli. Selle triksteri rolli enda kanda. Ja teine, kes mulle väga meeldis ja ma ei teadnud sellest artistist mitte midagi ja ei olnud ka seda lugu kuulnud enne eilset, oli Ingmari lugu Dreaming. Ingmarit, ma ei oska selle artisti kohta midagi muud öelda, kui et ma nägin ta teile esimest korda vist. Ja ma ei osanud nagu ka oodata, et mulle kuidagi tundus, et nagu loo pealkirjaga nagu Dreaming, see juba eoses kõlab kuidagi igavalt ja halvasti ja väga paljud nendest lugudest, mis eile kõlasid, ka ei tekitanud minus väga palju tugevaid emotsioone ja ühte ka teistpidi ja arvasin, et see on ka selline, aga see oli väga äge. Ingmar on väga hea häälega, mingid aspektid tekitasid tunda, et ilmselt üks tema suuremaid heeroseid on Freddie Mercury, väga palju sihukest nagu teemat oli, seal oli sees natukene sellist nagu Ameerika estraadi, mis mulle väga meeldis, meloodia oli huvitav ja see on tõesti nagu ta võib olla ka Eurovisiooni lugu, ta täitsa toimiks selles kontekstis, aga ta lihtsalt oli ka hea lugu. Nii et need on minu 2 soovitust Eesti Laulu fännidele, et need 2 lugu olid head. Aga mingil täiesti arusaamatul põhjusel said mingid lood finaali ilma, et ma isegi teaks, mis lood need olid. Et nad nagu põhimõtteliselt näitasid 15 lugu ja need nagu võistlesid oma vahel. Ja siis mingi hetk öeldi, et kuule muide, mingi 3 lugu saavad veel finaali. Okay. Ja mul pole aimugi miks ja mis lood need on ja Uudo Sepp oli üks nendest, nii et see ei kõla hästi. Okay. Et ma ei tea, ühesõnaga see aasta see Eesti lauluvärk tundub mulle väga kahtlane. On su kokkuvõte? Ja. Asi on kahtlane? Asi on väga kahtlane. Okay. Oota, kas su õde oli ka kuskil žüriis seal, tead sa? Ma ei ole kindel, ma ei tea. Me ei räägi sellistest asjadest. Ma nägin teda üleeile, aga ta ei öelnud. Aga meil on, ilmselt meil on mingi vaikiv kokkulepe, et on teemasid, millest me ei räägi, tabuteemad. Me rääkisime viimane kord, kui ma teda nägin sinust. No, ma räägin ainult sinust temaga, nii et okay. See on ka huvitav. Siis on tasakaal. Et meil on mingid tabuteemad ja siis on mingisugused siuksed läbivad teemad või kohustuslikud teemad. Hästi. Kas me helistame nüüd peaprodutsendile? No proovime, ma teada, saatsin talle sõnumi, et pane vaim valmis. Et ta pani nagu, ta pani, issand, vaata, mis ta mulle vastas. Mis ta vastas sulle? 5 minutit, ma saatsin talle sõnumi, helistan sulle peagi, pane vaim valmis. Ja ta vastas mulle, okei, aga ma ei taha olla saates. Ja siis on siuke pisaraga kurb nägu ja siis ilma pisarata kurb nägu. Ma ei saa aru, et kas ta siis... Kas ta on leidnud, kas ta hakkab produtseerima kedagi teist? Meil on saatekriis. Meil on aasta algas kriisiga praegu. Me peaksime kriisikoosolekut kohe hakkama pidama. Aga mul on tunne, et me oleme täna juba nii palju aega raisanud, mis ei ole läinud saate salvestamisel, et meil ei ole lihtsalt kuskilt võtta seda aega, et pidada praegu kriisikoosolekut. Et see on küll nüüd üks tõsine lops, mis on visatud meie pihta siin. See on praegu šokeeriv. See on šokeeriv, sest et... Ja seal olid veel emotikonid ja need olid väga kurvad emotikonid. Väga kurvad emotikonid. Ma teen screenshoti, sest et me võib-olla tahame seda kasutada saate kaanepildina. Või siis, kui läheb kohtuvaidluseks, et siis on ka... Asitõendina võib-olla vajalik. See on hästi oluline meeles pidada, ma soovitan kõikidel saate kuulajatel mõelda selle peale, et mingid vestlused, kus te tunnete, et on väga suur oht konfliktiks, tasub salvestada. Et hilisemalt oleks asitõendid olemas, kes keda solvas, ütles, kes mida lubas või ei lubanud või ei täitnud. Et selline kontekst, ma olen seda elus õppinud, aga teistpidi sama vahel on tore ka lihtsalt helistada ja rääkida inimestele. Ma sellest tunnen kusjuures puudust, et järjest vähem inimesed tahavad helistada. Mina ei tunne puudust, aga mulle meeldib helistada. Ma saan aru sellest, ma nagu suudan mõista ka seda poolt. Aga mul oli hiljuti vestlus ühe inimesega, kes oli väga ärritunud, sellepärast sina praegu rääkisid seda niimoodi natuke kurvalt, ent rahulikult,
aga mul oli vestlus inimesega, kes oli lausa närvis selle peale, et või sellepärast, et inimesed aina vähem tahavad telefonis rääkida omavahel. Ma kujutan ette, et mingites töökohtades, kus on hästi oluline kiirelt lahendada probleeme ja lihtsalt saada mingi vastus, on väga oluline, et sa saaksid helistada ja kui see võimalus nagu järjest rohkem ei toimi ja kuidagi nagu vestlused muutuvad asünkroonseks, nagu näiteks, ma ei tea, sõnumite või e-kirjade põhiseks ja neid asju ei saa nii kiiresti enam lahendatud, siis see võib tõesti tekitada sellises pingelises töökeskkonnas väga palju stressi. Aga on ka töid, mille puhul sul on lihtsalt seda aega ja võid võtta nagu natukene rahulikumalt. Ma olen teinud mõlemat tüüpi tööd, et täna ma arvan, on vähe asju, millele ma pean kohe praegu vastuse saama, aga ma olen töötanud ka töökohal, kus minult on oodatud vastuseid 3 minuti jooksul, mis väga ei võimalda sellist rahulikku sõnumite saatmist ja kus ma nagu eeldan, et inimene tööpäeva jooksul, olles sellel ametipostil, mis ta on võimeline telefonile vastama, kui selleks on vajadus ja leidma siis selle aja ja momendi. Nii et ma kujutan ette, et see võib närvi ajada, et sellises eriti pingelises olukorras. Praegu ma ei ole pinges, nagu te kuulete, mu hääl ei ole ära kadunud. Ja see inimene, kellega ma rääkisin, töötab ühes väga suures meediaettevõttes ja kujutan ette, et see on küll valdkond, kus info peab liikuma kiiresti ja ilmselt igasugune siuke ebatõhusus infovahetuses ajab lihtsalt närvi, kui sa oled seal info liikluse sõlmpunktis kuskil istud siukse, kuidas öelda, mis see on see liikluskorraldajana või? Et siis see võib olla tõesti ajab närvi. Ma olen kohtunud ühe inimesega, kes, tegelikult ma olen mitmega, aga ühega pikemalt rääkinud, kes töötab sõjakolde reporterina põhimõtteliselt või on käinud siis sellistes nagu kriisikolletes maailmas ja sealt teinud ajakirjaniku tööd. Ja tema rääkis, et see pinge, mille all sa oled, et üks asi on see, et su elu on ohus, aga need on tavaliselt inimesed, kelle jaoks ei ole nagu igapäevane selline mure. Et nad lihtsalt nagu on selle ohutasemega kuidagi harjunud. Aga see tööpingelisuse tase, kus nagu rakett lendab maja sisse ja sul on vaja sellest nagu nüüd uudist teha. Need uudised, või need tavaliselt on nagu repliik. Sa põhimõtteliselt paned sinna Reutersisse või kuhu iganes kesk nendesse uudiste, ma ei teagi, kuidas neid kutsutakse, need nagu siuksed meediamajad, mis jagavad põhimõtteliselt informatsiooni kõigile. Üks nendest on Reuters ja neid on veel. Aga et sinna sa paned nagu põhimõtteliselt ühelauselise sellise nii-öelda kokkuvõtte või mõnelauselise ülevaate sellest, mis on just juhtunud. Ja seal ongi see olukord, et sa pead just kui nagu ideaalis, sa pead nagu ülikindel olema, et see, mida sa edasi kannad praegu, on tõsi, sellepärast, et need on tavaliselt sellised nagu asjad, mis korjatakse kohe absoluutselt igal pool üles ja töö hakkab pihta, et saama seda detaili juurde ja kui sa alguses eksid, siis seda nagu enam tagasi keerata on peaaegu võimatu. Ta tõi näiteks selle sama olukorra, kus mingi hetk oli kahtlus, et kust tuli rakett, mis jõudis Poola, Ukraina, et kas see tuli Ukraina poolelt või Venemaa poolelt ja see, millise nii-öelda siis variandi sa valid, võib omada meeletut poliitilist mõju, sest see lendab kohe nagu igale poole meedias laiali. Ja teine asi on see, et sina ajakirjanikuna, sul on ka see nii-öelda tunne sees, et sa tahad oma töös nagu edukas olla, mis tähendab seda, et sa tahad olla esimene, kes selle üles paneb, sest esimene korjatakse üles, mitte enam teine. Ehk siis sul on ülivähe aega väga sellises stressirikas olukorras, kus just midagi väga kohutavat tõenäoliselt on juhtunud, et sa pead selle nagu uudise saama kohe ülesse ja sa pead selle õigesti ja korrektselt ülesse saama. Sest enamus meediamajad, enamus olukordades ei võta mitte ühtegi lugu vastu ühe allikal põhinevalt, aga selles kontekstis tavaliselt nagu sul ei ole seda nagu allika võimalustki üldse. Et kuidas kontrollida ja kuidas saada, sest see infonälg sellistes nagu kriisiolukordades on nii meeletult suur, et ta rääkis, et sellises olukorras ma kujutan ette näiteks, et sa saad helistada kellelegi ja kohe vastuseid saada ja edasi kanda ja toimetada on nagu siuke vahel elu ja surma küsimus. Ma ei tea, kuidas me selle teema peale jõudsime. Peaprodutsendi arusaamatu sõnumidest. Sa ilmselt tahtsid tuua praegu paralleeli meie olukorraga, et meil on ka praegu
võib öelda, et sama tõsine kriis kui kuskil sõjakoldes, on ju. Päris nii hulvalt ei ole mul. Meil on vaja infot, mis juhtus, mis... Ja meil on vaid 2 emotikoni ja 1 lause. Jah, kui meil on ainult 2 emotikoni ja 1 lause ja paistab, et ta ei taha enam suhelda meiega, sest ma saasin vastu, et see on okei ja et me ei pea ju siis, et ta ei pea täna saates sõna võtma. Ma näen, et sõnum on kohale läinud, aga seda pole loetud. Võib juhtuda, et mu number on ära blokeeritud nüüd. See on päris hirmutav areng. See on väga hirmutav ja väga ootamatu areng. Nii et kui see jääb meie viimaseks saateks, siis põhjus seisneb selles, et meid canceldati. Ma just tahtsin öelda, et ehk saame järgmine saade vastuse, aga ei pruugi saada. Ei pruugi, see võibki olla viimane. Nii et hea võimalus võib-olla lihtsalt siis tehagi võib-olla kõige viimane selline aasta kokkuvõte meie aasta kokkuvõtete seerias siin aasta alguses. Me ei saanud pikalt salvestada erinevatel põhjustel. Ma olin Armeenias ja Gruusias ja sa olid vist depressioonis. Okay. ma tahtsin öelda Inglismaal, aga need on 3 naaberriiki. Ma ei tea, mida see ütleb praegu meil siin Balkanite kohta. Gruusia, Armeenia ja depressioon. Ja siis me ei saanud salvestada, aga nüüd me oleme tagasi ja ikkagi, kuigi jaanuar on juba oma keskpunktist möödas hakkab läbi saama, et siis see ei tähenda, et läinud aasta poleks olnud kuidagi sündmusterohke ja oluline meile, nii et hoida traditsiooni elus, siis ikkagi mõtlesime teha väikseid kokkuvõtteid ja käia läbi oma aasta lemmikud. Kuidas Spotify's selle asja lahti saab, kus sul on see aasta ülevaade? Ma proovisin saada seda lahti samamoodi enne sinu juurde tulekut täna hommikul. Mis selle nimi oli? Läinud. Minul õnnestus lihtsalt selline asi, et ma kirjutasin Wrapped sinna otsingusse ja siis on veel see nagu aasta lemmiklaulude playlist on veel saadaval. Leidsin. Aga neid muid nimekirjasid ma enam ei leidnud. Võib-olla kas sulle tuli meilile ka teavitus, et klikki siia ja saad näha, kuidas su aasta läks Spotify's. Mul juba aitab sellest, et ma sain selle top songs. Okay. Et see tuletab mulle meelde, sest tavaliselt kõik need asjad ma unustan ära. Ja mind aitas samamoodi see üks playlist juba, nii et oli okei. Ühesõnaga, 2023 on läbi, kui te veel pole märganud. Käes on uus aasta 2024, aga enne kui me seda uut aastat niimoodi mikroskoobi all vaatlema hakkame, seda me täna tegema ei hakka, siis käime läbi lihtsalt oma eelmise aasta lemmikteosed või sündmused. Mina otsustasin peamiselt rääkida muusikast, sest et muidu lihtsalt ei jõuagi kõike kokku võtta ja kuna isiklikult minu jaoks muusika on alati kuidagi, muusika annab rööpad kõigele muule, siis mõnes mõttes see ongi nagu kõige olulisem kokkuvõttes. Et ma panin kokku nimekirja albumitest, mis mind siis, mis minu jaoks jäävad tähistama kõige selgemalt aastat 2023. Ma võib-olla paari sõnaga räägin igast albumist ka. Ja oli mõte ka mainida paari asja veel, mis ei ole muusikateosed, vaid on hoopis teistest valdkondadest pärit teosed. Ivo, millest sina tahaksid rääkida, mõeldes möödunud aastale? Ma arvan, et räägime muusikast, sest seda on lihtne teha, sest Spotify annab ülevaate selle kohta. Mul ei ole olnud see aasta väga palju suuri filmikogemusi, nii et võib-olla filmidest ei oskagi rääkida. Ma võib-olla püüan meelde tuletada, kas ma vaatasin mingi tegedat sarja või asja. Ja üldse võib-olla siis siuke väike ülevaade, ma võtsin mu peamine nii-öelda ülevaade sellest, mis aasta jooksul toimus, on ilmselt Instagrami story'd. Mingi hetk ma õnneks lülitasin sisse seal funktsiooni, et arhiveerib mulle neid, et ma näen, mis nii-öelda need story'd ma olen aasta jooksul teinud. Äkki ma avastan sealt ka midagi, aga me võime alustada vähemasti muusikaga, sest jällegi kõige lihtsam. Okei. Kas sa tahad teha otsa lahti? Ma võin teha otsa lahti. Viimases saates me rääkisime väga palju plaatidest ja väga, need on tavaliselt see, et mis tuleb välja, see tundub kõige nagu sellisem relevantsem ja kõige huvitavam ja kõige rohkem nagu mõju avaldav.
aga see Spotify värk tuletab nagu aasta algusest päris palju asju meelde ja ilmselgelt minu kõige kuulatum album terve eelmise aasta jooksul oli Gorillasi Cracker Island, mis mulle väga meeldis siis, olen seda nüüd pärast seda aasta lõpu ülevaate saamist paar korda veel kuulanud ja endiselt meeldib, see on väga-väga hea album ja kõik esimesed 4 lugu kõige kuulatumatest lugudest olid sellelt plaadilt, mis selles mõttes on loogiline, et tavaliselt ma plaate kuulan nagu tervikuna ja seetõttu neid nii-öelda üksikuid lugusid, mis mulle meeldivad, vahel tuleb siia juurde, aga tõesti Gorillaz Cracker Island, väga-väga hea plaat ja selles saates vist mingi hetk sellest ka rääkisime. Jaa, see on nii lahe, et sa praegu alustasid Gorillazega, sellepärast et mul oli juba täitsa meelest läinud, et see album tuli välja eelmisel aastal. Millegipärast on tunne, et see oli 2022, tegelikult ei olnud, see oli 2023 ja ka mulle avaldas see album ju väga muljet, rohkem kui varasemad Gorillase albumid. Nii et nii äge meeldetuletus praegu, see ei jõudnud minu nimekirja, aga nüüd, kui sa seda mainid, siis oli väga selge siuke periood möödunud aastas, kus Cracker Island oli nagu ainus album, millest ma hoolisin. Ja ütlen ka ette igaks juhuks juba tiisin ära, et see ei ole ainus Damon Albarni teos, millest me täna räägime. Ma vaatan, et Cracker Island Wikipedia andmetel tuli välja 24. veebruaril, nii et see oli ka ilmselt väike selline kummardus Eesti iseseisvuspäevale. Nii et aitäh Damon Albarn ja teised Gorillase pärdikud, ahvid, et meid meeles peate niimoodi. Selle plaadiga tuli ka see geniaalne Apple Musicu video, kus oli intervjuu Damon Albarniga, mis algas sellega, et ta näitas, kuidas ta kirjutas loo Clint Eastwood, mis oli lihtsalt nii uskumatult äge. See oli üks ägedamaid muusika ajakirjanduse hetki, ma ei tea, üks ägedamaid muusikaga seotud meeme, ma arvan. Näe, see preset siin on see lugu. Aastast 2023, kes ei tea, kes ei näinud seda, siis lühikokkuvõte on see, et jah, Gorillase üks tuntumaid lugusid Clint Eastwood, mis oli võib-olla, mis singel, mis on osaliselt ja suuresti süüdi selles, et Gorillaz üldse sai selliseks ülemaailmseks superbändiks või sai endale nii tohutu kuulsuse, et siis Clint Eastwoodi selline tunnuskäik või see nagu põhiosa sellest meloodiast on tegelikult lihtsalt ühe süntesaatori selline preset demo süke väike meloodiakene, mis oli juba seal süntesaatoris sees, selle meloodia ilmselt tegi keegi vaene süntesaatori sepp kuskil süntesaatori tehases, kuskil Aasias ilmselt eeldatavasti ja Damon Albarn lihtsalt vajutas seda nuppu, sealt tuli see mõnus meloodia ja siis ta otsustas seda meloodiat kasutada oma palas Clint Eastwood ja sellest loost sai maailmakuulus pop-hit. see oli hästi, see oli intervjuu Zane Lowe'ga, kus see moment siis salve võeti, seda saab vaadata igalt poolt YouTube'ist ja sotsiaalmeediast. Jah, tegu on siis sellise seadega nagu Suzuki Omnichord, mis oli üks selliseid toredaid süntesaatoreid, mis võimaldas mängida akorde lugudele taustaks, seal olid ka trummid sisse ehitatud ja suuresti Clint Eastwoodi lugu oli sinna sisse ehitatud. See oli väga naljakas. Zane Lowe reaktsioon oli ka nii ehe, ta oli ka ilmselgelt, ta ei näinud seda tulemas. Ja, ega me keegi. Ja lahe, väga lahe, hea algus aasta kokkuvõttele. No ma ei tea, kas teeme kuidagi korda mööda? Teeme korda mööda, siis on lõbusam, siis tuleb mulle ka võib-olla mingeid toredaid meeldetuletusi. Okei, ma siis räägin albumist, mille tegi Kali Uchis. Kas sa oled Kali Uchist üldse kuulanud? Olen küll. Tema album Red Moon in Venus oli selline album, mis, no vaata, ma olen sellest natukene varem ka rääkinud, et mu elus on olnud väga selge selline, ütleme, siuke teismeea ja selle järgmine siuke noorusperiood, kus ma kirtsutasin nina sellisele pehmemale
popmuusikale. Ma mäletan, sa rääkisid vestlustest oma õega, kus sa teda lolliks nimetasid või midagi. Tema ütles, et ma kuulan vaimuhaigete muusikat. Ja. Mis on tõsi ja kehtib tänaseni, aga sinna juurde on tulnud ka kõik muu, et ma olen nii palju avatum erinevale muusikale nüüd täiskasvanud inimesena, kui ma olin siukse kujunemisjärgus noorukina ja Kali Uchis, ma arvan, on nagu hea loogiline jätk sellele, et ma pandeemia ajal näiteks väga nautisin Lady Gaga Chromatica albumit ja et ma pandeemia ajal tohutult armastasin või hakkasin armastama Beyoncé Renaissance albumit, mis oli, ma arvan, üks mu 2022, mul on siuke tunne, et see võis olla 2022, kui Renaissance tuli välja. Et see oli tol aastal mu üks nagu, kui mitte kõige lemmikum aasta album, siis ta oli seal top 2. et ühesõnaga, et see, et Kali Uchis tegi albumi Red Moon in Venus ja et sellest sai minu selline aasta lemmik juba aasta alguses, ei tulnud mulle enam üllatusena, sest et ma olin jõudnud punkti, kus ma sain aru, et jah, mind tõmbab tumedate teemade poole kirjanduses ja raskemeelse loomingu poole muusikas, aga selle kõige juures ma kuidagi olen aina paremini hakanud ka aru saama sellest, et vahetevahel võib inimene lihtsalt jääda ka kinni mingitesse mõtlemismustritesse ja mingitesse harjumustesse, mis ei pruugi talle olla kokkuvõttes nagu lõpuni tervislikud. Ehk siis Kali Uchis andis välja märtsis oma albumi Red Moon in Venus ja see oli juba, mul oli väga-väga keeruline aasta, 2023 ja juba sel perioodil kuidagi nagu see pinge nagu mu elus erinevatel põhjustel nagu läks aina tõsisemaks, nii et sellele vastukaaluks kuulata mingit sellist hästi mahlakat, sensuaalset, värvilist ja sellist sooja moodsat R&B albumit, see oli nii suur selline vaimse tervise vitamiin mu jaoks ja siiamaani ma mõtlen selle albumi peale kui mingisuguse sooja sellise pelgupaiga peale, kuhu ma saan alati tagasi minna, ükskõik mis mu elus ka ei toimu, et kui mul on raske olla, siis see ei tähenda, et ma pean minema esimese asjana kuulama kohe Sunnood. Vaimuhaigete muusikat. et võib minna ka Kali Uchist kuulama ja lasta temal endale meelde tuletada, et on olemas ka sellised asjad nagu soojus ja sensuaalsus ja kõik sellega kaasas käiv. Hästi mõnus, mahlakas, ilus album. Kas sa oled tema uut albumit ka jõudnud juba kuulata? Ma ei ole jõudnud, ma olen vist ühte pala kiirelt läbi kuulanud. Ma olen taga korra mängima pannud, aga mitte jõudnud süveneda. Nii et ma arvan, et see on väga hea siuke meeldetuletus või siuke nüke, et võiks selle korra ette võtta. Ja mis veel sellel aastal oli selge on see, et taaskord ma kuulasin väga palju Taylor Swifti lugu Shake It Off. No nii. Või siis eelmisel aastal, sest see on, mida ma olen siin saates juba paar korda maininud mõnede inimestega frustratsiooniks juba on see, et ma kasutan seda lugu põhimõtteliselt lihtsalt nagu siis siuke stressileevendus, et kui on siuke pingeline või pahane olla, et siis ma vahel kõnnin õues ja panen mängima Shake It Off ja mul hakkab veits parem. See on täpselt siuke lugu, et ma saan aru, see ei ole uskumatult selline mingi sügav lugu või võib-olla Taylori lugudest kõige nagu siuksem nagu märkimisväärsem, aga ta on väga siuke meeldiv ja tore lugu. Ja, ei, see on üks toredamaid lugusid üldse ju viimase 10 aasta siuksest popmuusikast. Aga mida ma tahtsin välja tuua kui ühe albumina eelmisest aastast, mis mulle väga-väga meeldis, ma püüan seda tervet albumi nime kuidagi ette saada siit, see ei ole päris nii lihtne, sellepärast et sellel albumil on väga pikk nimi.
Miks ma ei saa seda, kuidas Spotify üldse nagu töötab, ma võtan Vikipeedia ette. Kuidas Spotify töötab? Jah, ühesõnaga ta valmistab mulle väga palju frustratsiooni viimasel ajal. Ma tahan hakata rääkima ühest bändist, millest me oleme siin saates ka varem rääkinud ja võib-olla isegi natuke liiga vähe rääkinud, sest tegu on ikkagi täiesti arusaamatu ja uskumatu grupeeringuga nimega King Gizzard and the Lizard Wizard. Mul on hea meel, et nad on tagasi meie saates. Et ma olen vahel vaadanud, YouTube'is on paar inimest, kes teevad nagu siukseid ülevaateid tervetest diskograafiatest. Mike the Snare, kellest ma olen ka siin saates varem rääkinud, keda ma alati väga soovitan nagu muusikahuvilistel vaadata, on teinud video siis King Gizzard and the Lizard Wizardi diskograafiast ja soovitanud erinevaid albumeid, mille ta tegi paar aastat tagasi, mis nüüdseks on juba vanaks jäänud, sest vahepeal on King Gizzard and the Lizard Wizard veel terve trobikonna albumeid välja andnud. Mis on tõesti, see on nagu rets, et nad suudavad anda välja nii palju plaate, mis on nii erinevad üksteisest ja mitte halvad, et võib vaielda, et mõni nendest näiteks mulle isiklikult nii väga ei meeldi või mingi stiiliga või mingi asjaga, mis ei kliki, aga need on kõik väga kvaliteetsed ja head albumid, kus on väga eriline, huvitav ja mitmekülgne muusika. Aga 2023. aastal ilmus selline album nagu Petradragonic Apocalypse or Dawn of Eternal Night, an Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation on siis selle albumi pealkiri. Ta on, ütleme, King Gizzard and the Lizard Wizard on väga paljudes eri žanrites albumeid välja andnud, lisaks andsid nad välja eelmisel aastal ka albumi nimega Silver Chord, mis on hoopis mingisugune siuke elektropop ja üsna selline progressiivne ja eksperimentaalne pop, aga siis see plaat, millest me räägime, mida ma ilmselt lühendan nüüd edaspidiseks Petradragonic Apocalypse, on thrash ja progressiivne metal. Üsna raju rets album ja see mulle väga meeldis, mulle meeldis selle sõnum, kuna nad väga nagu põhjalikult ja sellised kreisilt käsitlesid seal sellist kliimakriisi, ehk siis selle albumi lugu ja ma võtan selle väga üldiselt kokku ja väga ilmselt valesti, sest ega ma täpselt kõike seda jura, mis seal toimub, ei mäleta, aga põhimõtteliselt inimkond tarbib meeletutes kogustes fossiilseid kütuseid, millega hakkab kaasa tulema nagu suuri probleeme ja nende probleemide lahendamiseks siis kutsutakse välja nõiad, ehk siis see on nagu siis, ma saan aru, selline metafoor sellele, et me otsime lihtsaid lahendusi, et selle asemel, et lõpetada seda probleemi ära, me kutsume mingid nõiad, kes siis hakkavad otsima mingit nõiduslikku lahendust sellele probleemile, mis ajab aga asja palju hullemaks, sest see kutsub välja mingisuguse siukse draakoni, mis siis tuleb ja hakkab veel rohkem hävitama ja lõpuks ta siis hakkab seda bensiini tarbima, mida me toodame ja hakkab tuld purskama. Nii et kõik läheb ainult hullemaks ja hullemaks ja hullemaks selle kõige osas ja see ongi siis sellest, kuidas maakera hävib meie enda nii-öelda siis valede tegevuste ja lihtsate lahenduste otsides ja seal plaadil siis selline võib-olla kõige märkimisväärsem pala, et kui teile meeldib siuke lahe metal-muusika, mis kaasa tõmbab, siis Gila Monster on siuke lugu, mis sellel plaadil minu meelest on väga äge ja märkimisväärne. Tuus. Jah. Natukene, ei, see on väga äge, selleks me siin olemegi. See, mis sa räägid, on väga äge ja samas ma tunnen, kuidas natukene mu sees pistab natukene nüüd olles kuulnud sind rääkimas King Gizzard and the Lizard Wizardist, sest et üks armsamaid mälestusi, mis mul on seoses meie peaprodutsendiga, kellega meie teed läksid dramaatiliselt ja šokeerivalt sa ei tea seda, Jim, sa ei tea seda veel, et nad on läinud lahku, ärme hüppa järeldustele, mille osas meil ei saa olla hetkel veel täit kindlust. Aga ta saatis mulle nüüd 2 minutit tagasi sõnumi lihtsalt selle nutu näoga, kus vaata pisarad voolavad sükeste nagu siniste joontena üle põskade, et ma ei tea, mis toimub, ma ei tea, mida me oleme teinud, et teda niimoodi endast välja jääda. Oled sa kindel, et see on meie süü? Jaa. Okay. When in doubt, blame yourself. Oled sa kindel, et sa oled oma depressioonist väljunud? ei, ma kindlasti ei ole, aga ma olen teel valguse poole. Väga hea. Aga ma tahtsin öelda seda, et üks armsamaid mälestusi
sellest ajast, kui me veel läbi saime peaprodutsendiga, oli see, kuidas me sõitsime vahetevahel autos koos ja siis kuulasime King Gizzard and the Lizard Wizardi laulu Rattlesnake. See on nii hea laul. Talle meeldis kaasa laulda. Kas ta laulis Rattlesnake või Battlesnake, sest mulle alati enne, kui ma nagu mõtlesin selle peale, mul peas kummitas alati Battlesnake, see kõlab ägedamalt. Okei. Battlesnake. Ja me lausime Rattlesnake, aga okei, ühesõnaga King Gizzard and the Lizard Wizard. Tead, mul tuli mõte, selleks, et nüüd proovida seda asja lahendada meie peaprodutsendiga, võib-olla järgmine kord, kui sa temaga autoga sõidad, siis proovi Gila Monsterit, sellepärast, et see on ka siuke lugu, mida saab kaasa laulda ja äkki ta leiab jälle selle nagu rõõmu seal sellest loost üles ja hakkate koos seal kaasa laulma. Hila, okay. Monster! Et äkki see liidab meid uuesti ja me saame koostööd edasi teha. Võib-olla, ma proovin seda. Ma olen avatud kõigele praegu, et seda olukorda päästa. Mina tahan järgmisena rääkida Kelela albumist Raven. Tegu on Kelela teise albumiga. Ma enne Ravenit ei teadnudki. Ma olin Kelelast kuulnud, aga ma ei olnud nagu süvenenud. Aga Warp Recordsi labeli alt välja tulnud album, mis tuli välja natuke enne, 2 nädalat enne Gorillase albumit Cracker Island, ehk siis 10. veebruaril 2023, nii et me oleme jällegi päris seal aasta alguses, praeguse seisuga 1 aasta taguses ajas umbes. Ja Raven oli selline album, mis tekitas sellist hästi nostalgilist kõdi. See oli album, mille kuulamine tuletas mulle meelde aega nullindate alguses, kus ma istusin vahel hilisõhtutel ja öösiti kuskil MSN-is või mingis muus chatis või mingis IRC jutukas ja siis kuulasin sellist põranda alust, ma ei tea, uut UK two-stepi ja garage'i ja trummi ja bassi. Et seal on mingisugune selle aja selline kassetisahina ja beatide, lo-fi beatide maik juures, mis on hästi mõnus. See on hästi ilus selline, jällegi ma ütleks selliste nagu R&B mõjutustega selline lo-fi elektroonilise tantsumuusika album, hästi vaikne, ma ütleks isegi minimalistlik kohati, ühtlasi pani mind mõtlema ühe mu teise sellise lähiaastate lemmikalbumi peale, Solange'i When I Get Home albumi peale, mis on sarnasel moel väga selline napp ja minimalistlik ja seal on väga palju õhku ja vaikust ja ometi selles vaikuses on mingi väga tugev jõud. Kelela album Raven läks sinna samma lahtrisse kuidagi minu jaoks ja väga armas hell vaikne selline hilisöise elektroonika elamus või nauding. See kõlab väga armsalt. See on siuke muusika, mis sobib kõige paremini sellisesse öötundi, kus juba nagu taevas on natuke sinine, sest päike hakkab tõusma, kuigi veebruaris seda ei juhtu muidugi eriti üldse, veebruaris päike ei paista. Aga jah, et mingi siuke öösina vaikuse seos või meeleolu on selles albumis, mis on väga ilus. Nii et Kelela Raven kindlasti üks minu jaoks olulisemaid 2023. aasta albumeid, ühtlasi ka kirjutasin selle albumi saatel erinevaid tekste, mis lõpuks jäidki sahtlisse põhjustel, mida ma isegi ei pea praegu avama, et see ei ole isegi tähtis, aga et see seostub mulle ka siukse nagu kirjutamise ajaga või siukse nagu kirjutamise süvenemisega, mis on siiamaani tekitab sellist armsat head tunnet minus. Väga mõnus. Ma ei oska kahjuks ise sellel teemal kaasa rääkida, kuna ma ei ole seda albumit kuulanud, ega ka seda artisti, aga võtan ette. Järgmine plaat, mille mina esile tõstaks eelmisest aastast, on kindlasti tuttav nii sulle kui ka enamik meie kuulajatele, sest tegu on Eesti ühe
tuntuima ja tootlikuma artistiga Vaiko Epliku album Klišeed, mis tuli eelmisel aastal välja, mis minu jaoks on üks paremaid Vaiko Epliku albumeid üle aastate. Ta on üks mu tõelisi lemmikuid kogu tema diskograafiast. Ja ta on lihtsalt nii selline mõnus album. Seal on väga palju helgust, seal on väga palju sügavust, seal on väga palju klišeesid, seal hulgas ka siis nii sellist hipsterlikku heietamist ja heitamist kui ka siis midagi, mida mina kutsusin pikka aega ja tundub, et ka või ütleme, kitarrimängu tehnika, mille mina õppisin Riho Sibulalt, mida ka siis Vaiko Eplik kuskil saates nimetas Sibula mingisuguseks tagumiseks või ma täpselt ei mäleta, kuidas ta seda mainis, aga see on selline tehnika, kus sa lööd sõrmedega vastu keeli niimoodi, et sa lööd keeled vastu sõrmlauda, et nad tekitaksid selliseid nagu flažolette ja teeks selliseid flažolette. Mis need on? Oota, sa suuna korra mikrofon mu kitarri peale, ma demonstreerin seda. Nii, Ivo haarab oma voodi kõrvalt oma akustilise kitarri ja siit see tuleb. Siuke efekt. Okei. Panin nüüd kitarri ära. Ühesõnaga, tegu on siis siukse tehnikaga ja siin plaadil on veel väga palju siukseid erinevaid klišeesid ja sellest ka siis see nimi. Väga hea plaat ja väga hea live-kontsert. Et ma käisin selle plaadi esitlusel ja see oli meeliülendav ja vägev kogemus. Sa käisid Tartus, on ju? Selle plaadi esitlusel ma käisin Tallinnas. Claire's Birthday kokkutulek, mis oli ka üks aasta kindlaid muusikalisi tippsündmusi minu jaoks. Sellel ma käisin Tartus. Ja. Ega mul sellest rohkem midagi väga palju rääkida ei ole. Hea plaat on. Ja tasub kuulata ka täna. Kindlasti teetähis aastas 2023. Lähme edasi Sam Smithiga. Kui hästi sa Sam Smithiga läbi saad juba? Ma ei kuula teda väga. See ei ole otseselt mingi valik, ma lihtsalt ei ole sattunud väga totsa. Jaa. Ma olin sinuga samas meeskonnas varasemas elus. Siis kui minu ajaks, ma kuulsin Sam Smithist esimest korda siis, kui ta tegi selle Bondi loo, nii nagu ilmselt väga paljud inimesed maailmas kuulsid temast siis esimest korda elus. Ja jättis külmaks. Selles mõttes, et oli väga selge, et inimene oskab väga hästi laulda ja nii edasi. Lihtsalt see ei puudutanud mind kuidagi niimoodi, et ma oleksin pidanud oluliseks nüüd hakata süvenema, et kellega siis täpsemalt on tegu. See kõik muutus albumiga Gloria, mis tuli välja 2023 aasta jaanuaris, 27. jaanuaril. Capitol Records andis välja selle albumi ja ma ei tea, ma arvan, et mingis mõttes see album nagu avas minu sees ka mingisugused tšakrad, mis olid juba liiga pikalt kuidagi kinni olnud. Mulle tohutult meeldib, kuhu Sam Smith on jõudnud omadega, sest ma olen nüüd tema sellist teekonda jälgides hakanud paremini aru saama, et varasemalt ta oligi umbes sellisel trajektooril muusikuna, et temast üritati teha lihtsalt sellist turvalist ja lihtsat popstaari, siuke ilus poiss, kes laulab hästi ja laulab armastuslaule ja ei tekita sinus mingeid keerulisemaid tundeid ja mõtteid. Album Gloria on see punkt Sam Smithi karjääris, kus ta lihtsalt nii-öelda lets his freak flag fly, mis on ka meile oluline tegevus. Freagi lipp lehvib meil konstantselt, me alati heiskame lipu enne salvestama hakkamist. Tavaliselt siia minu maja lipu vardasse. Ja lehvib ta seal ka praegu siin akna taga, nii et Sam Smith põhimõtteliselt enne
enne seda, kui ta hakkas kogu seda Gloria erat oma karjääris nagu käima lükkama, erinevad inimesed hoiatasid teda, et ära tee seda sammu, et noh, et sa kaotad väga palju kuulajaid ja kaotad raha ja nii edasi ja noh, ühesõnaga, me oleme nii palju kuulnud neid lugusid, kus inimesed ütlevad niimoodi teistele, on ju, üritades neile, soovides neile head, on ju, ja ilmselt oma, ma ei tea, vaatepunktist lähtudes nad teevadki noh, enda meelest head või üritavad teha head, et nad üritavad anda head nõu või head ärinõu või mida iganes. Sam Smith õnneks ei kuulanud neid inimesi ja ikkagi tegi, mida ta tahtis. Ja nüüd ongi tema lavashow'd ka ikkagi nagu selline, no siuke nagu kõige parem selline nagu, ma ei tea, drag show, kaldkriips, tsirkuse nagu möll, on ju. Mina ei ole tema kontserditel kunagi kahjuks käinud, meie podcasti sõber Henno podcastist Ei saa aru käis, ma tean, Lätis kuulamas Sam Smithi üks hetk, minu arust see oli ka eelmisel aastal. Aga jah, et Gloria on siis see album, kus ta nii-öelda nagu avab ennast niimoodi sügavamalt ja kolmedimensionaalsemalt ja avaldas ka väga provokatiivseid, no mis väga no võib-olla nende vaatest, kes hoiatsid teda, et ära muutu üheks nendest, on ju, et ole ikka see lihtne ja korralik popipoiss. Et neile ilmselt see tuli šokeerivana, aga need Sam Smithi videod, näiteks I'm not here to make friends on lihtsalt üks mu lemmik muusikavideoid, ma arvan, möödunud aastast, see on lihtsalt nii lõbus ja nii vallatu mis sealt vastu vaatab, et noh, ma ei hakka seda videot nagu ümber jutustama, tegu on lihtsalt siukse nagu lõbusa peoga ühes uhkes mõisas, ühesõnaga vaadake ja nautige. Palju tuli ka sellist toksilist vastukaja loomulikult Sam Smithile, inimesed, kui ta seal käis, ma ei tea, mingite kõrgete kontsadega ja rinnahoidjatega ringi, et siis inimesed ütlesid, et sa oled nii inetu ja no umbes, et nagu milline inimene julgeb umbes hommikul üles ärgata ja minna peegli ette ja panna siuksed asjad endale selga ja siis kujutada ette, et seda on nagu hea vaadata teistele. No mingid siuksed nagu inetuid, väga vastikuid kommentaare tuli vasakult paremalt. Ma ei tea, kuidas see Sam Smithile mõjunud on või kui palju ta nagu jälgib üldse seda negatiivsuse fooni. Ma arvan, et see positiivsus kaalub üles selle negatiivsuse. Igal juhul. Gloria oli tõeline selline nagu tõeline päike minu aastas 2023, sarnaselt nagu Kali Uchis oli tõeline selline soojusallikas, et siis ma ütleks, et Sam Smithi Gloria on võib-olla siukse nagu lusti ja vabaduse meeldetuletaja minu jaoks isiklikult. Väga kaunis album. Kuulake seda, see on pidu sinus eneses on see album ja mul on Sam Smithi pärast väga hea meel ja ma olen tänulik, et ta on jäänud iseendaks ja et ta sellega teeb maailma tegelikult minu meelest palju avatumaks ja huvitavamaks paigaks. Kõlab väga hästi, jällegi taaskord asi, mida ma peaksin kohe uurima, sest ma tean, et see album tuli välja ja mingil määral ta mu radarile ka sattus, aga ei kuulanud, ei ole videoid näinud ja peaksin selle vea parandama. Ja ma väga soovitan, ma usun, et isegi kui see kõik ei jää sulle kummitama ja sa nagu, et sellest ei saa sinu mingit uut obsessiooni, siis ma usun, et sa nagu kindlasti hindad nagu seda laulukirjutuse oskust ja seda lusti, nagu mis sellest kõigest vastu kajab. Viimane album, mida ma tahaks esile tõsta, on album, mis ei olnud minu Spotify Wrapped'is ja mida ma ei ole siin saates kordagi vist varem maininud ja mida ma üldse väga ei olnud kuulanud enne, kui ma avastasin selle väga paljude muusikaarvustajate ja üldse põnevate inimeste aastaplaatide nimekirjast. Blurry album The Ballad of Darren, mis oli minust täiesti mööda läinud, mida ma ei olnud nagu väga uurinud ega huvi tundnud. Taaskord siis Damon Albarn oma ühe projektiga, tema siis kõige esimese suure projektiga Blur.
väga hea album, väga küps, väga sügav, väga ilus album ja siit plaadilt on pärit nüüd ka ilmselt üks mu lemmiklugusid, mida Damon Albarn üldse ükskõik millises kontekstis kunagi kirjutanud on, kuigi ma pean nüüd mainima, et ma ausalt öeldes ei ole isegi vaadanud, kas tema on selle kirjutanud või keegi teine, ma korra kiiresti vaatan tema, ühesõnaga see on bändi poolt kirjutatud lugu. Siin on 4 autorit, üks nendest on ka Damon Albarn, selle pealkiri on Barbaric, mis siis räägib sellest, kuidas vahel inimesed, olles pikaajalistes suhetes või igasugustes suhetes, tekib olukord, kus need tunded, mis varasemalt olid, on ära kadunud või muutunud ja mida see siis kõik nagu tähendab või otsib selles mingit nagu sisu ja elab seda nagu valu või frustratsiooni või neid küsimusi välja. Ääretult ilus lugu ja väga hea nagu selline areng ansamblile Blur, mis algas kuidagi sellise, ma ei tea, miks ma seda ütlesin kuidagi praegu, Blur, ei tulnud suust õiesti välja. It's all a blur. Blur. Et ühesõnaga väga hea areng ansamblile Blur. Blur on ka nagu, Blur võiks olla ansambli Mört, selline arch nemesis. Jah, Blur ja Mört. Jah. Mördi album oli ka väga hea, sellest me juba rääkisime, et ühesõnaga kui Blur oma algusaastatel oli väga noorte sellise nagu elu kirjeldav, et noored Inglismaal ja see, mida nad enda ümber nägid, siis see on väga küps ja selliste vanemate inimeste album. Mulle väga meeldib see album. Mõnus. Ja väga üllatav, et nad selle albumi tegid, on ju, ma ei tea, vähemalt mulle. Jah, tuli kuidagi niimoodi järsku. Mitte, et nad oleksid üldse kuidagi ise nagu nii üle seotud Oasisega, aga lihtsalt kuna kui nad areenile ilmusid sellise indie Britpopi sensatsioonina, siis neid kogu aeg kõrvutati Oasisega. Need olid need kaks nagu bändi, et kunagi, et kas sa oled Rolling Stones või sa oled The Beatles, kas sa oled Oasis või sa oled Blur. Et siis siin tuleb jälle mängu see aspekt ka, et ma lihtsalt nii austan seda, et nad on kuidagi moodi ikkagi veel siin, et nad teevad edasi seda, mida nad armastavad ja et nad on osanud kuidagi moodi nagu jääda sõpradeks omavahel erinevalt Oasisest, mille tagasitulekut ma arvan ka miljonid inimesed üle maailma jäävadki ootama, aga seda ei juhtu mitte kunagi, sest et see vendade omavaheline läbisaamine. Kuskil on piisavalt suur hunnik raha. Ma ei tea, ma arvan, et see on nagu, seda küsimust on küsitud neilt, seda küsimust jäävadki inimesed küsima neilt, ma arvan, surmani vendadelt, Gallagheridelt, samamoodi nagu ansambli The Smiths tagasitulekut, ma arvan siiamaani, kuigi trummar on nüüd siit ilmast lahkunud, et aina vähem ja vähem tõenäoline on see, et see sama koosseis laval uuesti kohtub, aga jällegi, et Johnny Marri ja Morrissey omavaheline läbisaamine lihtsalt ei võimalda seda, et see bänd üldse saaks kunagi uuesti kokku tulla. Et ühesõnaga, ma tahtsin lihtsalt seda öelda, see on äge, et Blur, et nad on suutnud nagu jääda kokku. Ja Blur on ansambel, kelle puhul see areng on piisav olnud ka selles mõttes, et see ei ole see olnud, et nad tegid kunagi mingi paar väga-väga head plaati ja on nagu sinna kinni jäänud, vaid need muusikud on läbi oma karjääri meeletult arenenud mitmekülgselt nagu ja sa tahad kuulda, mis see uus muusika on. Mul ei ole oma peas ettekujutust, et selline peab Bluri album olema, aga The Smithsi ma ei tahaks uuesti nagu, et nad kokku tuleks. Võib-olla, mis sealt tuleks, oleks mingi uskumatu uus asi, aga teistpidi ma ei kujuta ette, nad tegid kunagi komplekti täiesti põhimõtteliselt ideaalseid albumeid. That's it, nagu sealt ei ole vaja enam midagi nagu, mul ei ole vaja seda, et The Smiths taas looks ennast iga albumiga nüüd. Just, nõus, väga nõus. Mis see oli, mida, see on lahe, et need Bluri liikmed ju kõik teevad igast muid asju ka. No Damon Albarn teeb pooli bände üldse. Ja pooli bände üldse, mis on olemas, aga üks Bluri liige, mul ei tule meelde, kes neist tegeles mingi hoopis teise asjaga ka ju muul ajal või suurem osa ajast tegelikult, see oli, ma üritan tuua seda näidet sellepärast, et see oli tõesti nagu nii kaugel muusikast, kui üldse olla sai, see oli midagi sellist nagu, et ma ei tea, et kasvatab umbes maisi kuskil või mis asi, kas sul ei ole meeles, et mis ei ole, ma üritan praegu hästi kiiresti nagu
guugeldada. okei, mida iganes, unustame ära. Juustu tootmisega tegeleb Alex James, ma ei tea, kas see on see, mida sa mõtlesid. Võib-olla see oligi see, mida ma mõtlesin, jah. Et ta käib toidufestivalidel ja tegeleb juustu tootmisega. jah. Ma ei oska nagu muud päris juustuna, aga välja. Nagu nii tuus. Animatsiooniga tegeleb nende trummar Dave Roundtree, aga see nagu animatsioon ja muusika, ütleme seda ka video ja muusika, audiovisuaalne meedium on kõik väga tihedalt seotud, juustu tootmine on nagu teine asi. Jaa, no võt. Blur, jaa, äge. 2023 tõi meile Blurri tagasi. Ma olen see aastaga väga palju kuulanud Radioheadi, aga või eelmine aasta siis kuulasin. Ma ei tea, ma ikka, vaata, kuna me Ivo, Radiohead on nii 2017, sa peaksid ammu juba olema The Smiley rongi peal. Ma ostsin The Smiley piletid ära. Nagu minagi, kuna sa tuletasid mulle meelde, et neid pileteid saab. Nii et kallis kuulaja, stay tuned, varsti tuleb reportaaž. Suvel tuleb reportaaž The Smiley kontserdilt Riias. Ei, mitte Riias, vabandust. See on kuskil mujal. See on selles linnuses Sigulda. See tõotab tulla väga äge kontsert. Jaa. Nii, ma räägin nüüd Slowdive'ist. Kas sa kuulasid Slowdive'i albumit Everything is Alive? Võib-olla ka meelde jäänud. Okay. Vabandust. Kusjuures huvitaval kombel nii võibki olla, et sa võib-olla kuulasid ja sa ei jäänud meelde. Sest et kuigi tegu on minu jaoks kaua oodatud järjega nende 2017 aastal välja tulnud self-titled albumile, mis toona oli mulle ülioluline album ja sa ka kinkisid mulle selle vinüüli muide. Siis Everything is Alive jätkab selles samas tonaalsuses, aga veidral kombel minu jaoks see album ei tule nagu üheks tervikuks kokku, seda kuulates on tunne pigem selline, nagu kuulaks mingisuguse ägeda bändi sellist B-poole lugude kollektsiooni. Ehk siis, et need lood nagu eraldi seisvalt on kõik omamoodi huvitavad, aga see album tervikuna ei ole midagi sellist, mida ma nagu tingimata peaksin kuulama alati otsast lõpuni, nii nagu ma nende eelmise albumi puhul võib-olla rohkem tundsin. Küll aga see 1. septembril 2023 välja tulnud album, Dead Ocean andis selle välja, küll aga sisaldab see ikkagi väga ilusaid hetki ja sellepärast ma ilmselt sellest albumist rääkida tahangi. Kas sa võrdleksid seda Radioheadi Amnesiaciga? Selles mõttes küll, jah. Selles mõttes küll. Ma täitsa kujutan ette, kuidas oleks võinud vabalt olla kuidagi kokku liidetud selle eelmise 2017. aasta albumiga sellise nagu B-albumina. Aga see albumi siuke tunnus single Kisses on ilmselt põhjus, miks ma ikka veel mõtlen sellest albumist. Selle loo video ühtlasi on, ma arvan, koos selle Sam Smithi I'm not here to make friends videoga üks minu lemmik muusikavideoid aastast 2023. Väga erinev oma meeleolult Sam Smithi videoga, kui Sam Smithi I'm not here to make friends on siuke frivoolne, selline dekadentlik lustimine, siis Kisses on selline sissevaatav, melanhoolne, ütleme siuke nagu Uberi mootorrattasõit või rollerisõit põhimõtteliselt. Aga midagi selles videos on, mis on lihtsalt nii puudutav ja tuttav. See viis mind tagasi aegadesse kuskil, ma ei tea, keskkooli lõpus, kus küll nagu süda veritseb ja kõik kõnnid mööda ilma niimoodi ilma nahata ja oled väga tundlik ja nii edasi, et siis kuidagi see selline nagu nooruse õrnus ja haavatavus on seal videos nii ilusti olemas või kuidagi mingisugune siuke üksilduse ja siukse nagu teise inimesega sideme igatsuse tunne on kuidagi selles videos väga ilusti kohal.
nii et selle loo pärast ma armastan seda ja albumit ja väärtustan seda. Nii et Slowdive'i Everything is Alive, mul rohkem midagi ei olegi selle albumi kohta rääkida, mul on lihtsalt hea meel jällegi, et Slowdive edasi kütab, kuigi see ei ole minu silmis nagu täiuslik album, aga ei peagi olema alati täiuslik. Vahel piisabki mitte ainult ühest loost, vaid nagu Raul Saaremets kunagi ütles, et piisab ühest täiuslikust luubist ja juba ongi kõik olemas, mida on vaja. See võib-olla kehtib rohkem elektroonilises muusikas, kus kõik ongi siuke nagu luupide põhine tihtipeale, aga jaa, alati pole vaja kõike selleks, et mingi asi saaks olla oluline ja eriline, nii et Slowdive'i septembri album Everything is Alive oli selline ilus teejuht sügisesse eelmisel aastal. Jah, ma nüüd kohe hakkan mõtlema, et siin on nii palju plaate, mida tahaks järgi kuulata, see üks nendest, et ma mäletan, kui see tuli välja, ma uurisin seda korra, aga see ei jäänud meelde, see ei jäänud nagu kõlama. Mulle meeldib muusika puhul see, et on nii palju plaate, mis kuidagi ei puuduta üldse ja siis mingi hetk tekib see klikk ja siis on nagu üks parimaid asju üldse. Et võib-olla mõned nendest, mida sa täna välja tõid, 10 aasta pärast avaldavad mulle sügavat muljet ja nii see kuidagi muusika käib ja keerleb. Ma ei tea, on sul veel mõni plaat, mida sa tahaksid välja tuua? Mul ei ole enam midagi, mida kindlasti peaks mainima. Eelmises saates ka nii palju sai neid välja toodud, kõik see endiselt kehtib Eesti muusikute puhul, mis me rääkisime, Eiki ja Lonitsera ja Mört ja kõik see, mis eelmine kord sai räägitud, endiselt mulle väga meeldib ja avaldas muljet. No, aga ma siis räägin veel natuke, mul on 3 albumit, mida ma tahan välja tuua või esile tõsta. Tegu on siis ansambliga Unknown Mortal Orchestra ja nende albumiga V. Kas neil tuli uus album välja eelmine aasta? Jaa, märtsis, 17 märts. Uus-Meremaa ansambel Unknown Mortal Orchestra ja see on siis kas V-täht või siis 5, kui sa vaatad seda sellise Rooma numbrina. See on ühtlasi nende 5 stuudioalbum, nii et põhjust mõelda sellest V-tähest kui numbrist, pigem kui lihtsalt tähest. Ma pikalt sellest ei oskagi rääkida, lihtsalt Unknown Mortal Orchestra on mingi siuke naljakas bänd minu jaoks, mida Spotify algoritm hakkas mulle ette viskama pandeemia ajal aina rohkem ja rohkem. See oli album Multi Love? Ma isegi ei süvenenud, et mis albumitelt neid palasid sinna playlisti lendas, aga iga kord, kui Unknown Mortal Orchestra mängima hakkas, ütleme, võib-olla oli tegu päevaga, kus mul, ma ei tea, päev otsa muusika mängis taustal ja ma vahepeal pikalt isegi ei pööranud nagu otseselt tähelepanu, et mida ma kuulan, aga alati, kui tuli Unknown Mortal Orchestra, siis ma kuidagi kikitasin kõrvu ja mõtlesin, mis asi see on, et midagi selles nende meloodiates ja selle bändi kõlas, neil on mingi väga spetsiifiline oma selline, ma ütleks natuke siuke sahisev lo-fi kõla. Jah, nagu oleks läbi mingi kassettmaki lastud. Ja, mida toetab väga hästi või kuhu sobitub väga hästi ka minu arust selle bändi solisti hääl, et kui tal on siuke tämber, mis sobib kassetile väga hästi. Tema ja Tame Impala on minu jaoks nagu väga kuidagi siuke ühtne kooslus. Nad on ja, kus juures see on väga äge tähelepanek, ma ei ole sellele mõelnud niimoodi, aga see on tõsi. Nad on, nad sobivad hästi kokku, ma kujutaks neid ette küll ühel festivalil esinemas kõrvuti lavadel. Ühesõnaga, et see bänd nagu hiilis mulle ligi, sest algoritm soovis seda ja nii ma lõpuks jõudsingi punkti, kus ma mõtlesin, et ma olen nii palju neid nüüd nagu kuulanud niimoodi ühe loo kaupa tänu algoritmile, et võib-olla on aeg näidata neile, et ma tõesti nagu väärtustan neid ja nii ma siis läksingi plaadipoodi Beat Me ja ostsin endale vinüüli, nii et mul on nüüd kodus siis V-vinüül, mis on väga ilusa kujundusega, kus juures ka seal kaane peal on üks siuke väike poiss, kes üritab leopardile kätt suhu panna. Tundub nagu siuke õudne moment, aga midagi on selles ka
väga kaunist selles jäädvustuses. nii, see ongi minu muljetus sellest albumist. Äge bänd, ma ei oska muud öelda. Siis edasi hüpates sellest kolmikust teise plaadi juurde, Sampha album Lahai, kas seda kuulasid või? Ei, ma ei teadnud, et Samphal tuli uus plaat, aga ma nüüd võtan ta ette. Sampha on selles mõttes meile oluline bänd, et kui me hakkasime tegema popkulturiste, siis mina hakkasin sinu juures külas käima ja kuna me salvestasime sinu juures nii, nagu me praegugi salvestame sinu juures endiselt. Et Sampha album, eelmine album oli tegelikult, sina tutvustasid mulle seda albumit. Mina ei olnud Samphast varem kuulnud. Tollal siis tegu oli tema debüütalbumiga Process, see tuli välja aastal 2017. Ja nüüd siis aastal 2023, aasta lõpuosas oktoobris, 20. oktoober oli siis see kuupäev, kui tuli välja Sampha teine album nimega Lahai. Nii et siis 6 aastat umbes võttis tal aega, et jõuda selle teise albumini. Ta muidugi kirjutab päris palju teistele artistidele lugusid, nii et eks see sooloplaat ongi siuke vaheldus tema jaoks ilmselt. Jaa, label oli siis Young ja see album sai nime Sampha vanaisa järgi, Lahai. Hästi, kui selle Everything is Alive Slowdive albumi kohta ma rääkisin, et see tundub nagu mingi B-poolte kogumik, et Lahai on siuke nagu väga kompaktne ja ühtne tervik, see kuidagi läheb kergelt alla nagu klaas vett, see on siuke 40-mintsane album, seda on väga mõnus kuulata niimoodi luubi peal, et lihtsalt panedki repeat all ja kuulad, ma ei tea, 3 korda järjest läbi. Ta on võib-olla natukene vähem siuke nagu õrn, kui oli debüütalbum ja selle võrra võib-olla on ta ka natuke vähem, ma ei tea, puudutav või kuidagi niimoodi kummitama jääv. Okay. Aga see ongi lahe, kui kõik ei ole üdini tiip ja üdini puudutav kogu aeg. Lahai on siuke nagu mahedam, mõnusam album, mis ei tähenda, et sealt oleksid täiesti puudu siuksed melanhoolsemad noodid. Sampha on ikkagi Sampha, aga kokkuvõttes on lihtsalt siuke rõõmus taaskohtumine väga hea häälega ja ilusa ja hea laulu kirjutamise andega muusikuga, kelle puhul tahakski, et tal oleks rohkem aega, et kirjutada enda asju ka. Sest et tõesti ta figureerib nii paljude selliste nagu maailma pop-tähtede singlitel, albumitel nüüd viimastel aastatel, et ma ei teagi, kui kerge või raske tal on nagu oma aega jagada siis nende tellimustööde ja oma muusika kallal nokitsemise vahel, aga selle albumi me saime igal juhul, mõnus album, hea kompaktne tervik, Sampha Lahai, ma soovitan. Ma pean seda kindlasti kuulama, sest Process on üks mu lemmik või üks tähtsamaid albumeid, see on nii ilus plaat ja seal on üks ilusamaid mõtteid muusikamaailmas üldse, No One Knows Me Like the Piano in My Mother's Home, mis on nagu mõttena nii kuidagi ilus ja terviklik. Ja ma tean, et sul on selle plaadi vinüül kodus, sellepärast, et ma olen veetnud paar väga ilusat päeva sinu juures Haapsalus kunagi ja ma kuulasin seda plaati seal. Nii et see on väga äge plaat ja ma loodan, et mulle meeldib ka tema uus siis teos nii palju. Jaa, ma usun, et sulle meeldib, aga minu meelest nii põhjapanevat sellist momenti nagu No One Knows Me Like the Piano in My Mother's Room Lahai peal ei ole, et ta ongi nagu selles mõttes nagu kergem album, mis jällegi ongi nagu täiesti okei. See on väga tore. Mul on lihtsalt hea meel, et Sampha tuli tagasi aastal 2023. Ja Ivo lahkus. Sul on silmas midagi? Loodame, et Ivo saab selle asja enda silmast välja.
ja ma kuulsin, kuidas kraanist lasti vett, Ivo kuidagi tegi korraks siukse ähkiva häälitsuse. Kas sa tegid haiget endale? Ma ei tea, mul oli silmas midagi ja siis ma nüüd pesin seda veega, et silma vee silma panemine on ebameeldiv. On küll, jah. On sul parem? Natukene. ei jah, okei, see on vist, jah, väga palju parem ei ole, mulle tundub, aga natuke siis äkki. No ehk läheb paremaks. Okei. Viimase albumina sellest lõpukolmikust ma tahaksin rääkida Romy albumist Mid-Air. Milline on sinu suhe, mitte Romy'ga, aga siis ansambli The XX-iga, võib-olla küsin niimoodi. Ei tea. Pole kumbagi kuulnud, kõik on võõrad asjad. Ma arvan, et sa tead The XX-i, sa võib-olla lihtsalt ei ole nagu viinud selle bändi nime ja nende muusikat kokku, aga võimalik. XX on küll siuke bänd, mille puhul nagu... Kuidas see kirjutatakse? No näiteks pala VCR, kas sa tõesti päriselt saad öelda mulle, et sa ei ole seda lugu kuulnud? Ma arvan, et kui sa YouTube'i paned, siis sulle tuleb kõik meelde. Või siis võib-olla tõesti on kuidagi niimoodi juhtunud, et see bänd on sinust kaarega mööda läinud, aga see on vähe tõenäoline, ütleme nii. Aga Romy, The XX on selline kolmik UK-st, kes on olnud lapsest saati sõbrad. See on nagu väga tore bänd just sellepärast ka, et nad ei ole lihtsalt mingisugune bänd, vaid nad ongi nagu eluaegsed sõbrad olnud, siuke dünaamiline kolmik, siis ütleme nii. Ja sinna kuuluvad Romy Croft, Jamie XX, kes on ka sellise nagu klubimuusika produtsendi ja ka oma sooloprojektide poolest väga, väga hästi tuntud igal pool ja nüüd Oliver Sim ja Romy Croft, bändi 12 liiget, läksid ka nüüd oma nagu soolovärki tõsisemalt tegema nüüd viimastel aastatel ja 2023 aastal tuli siis välja Romy sooloalbum Mid-Air. See tuli välja, kas ma leian üles, millal see tuli välja, vist septembris, 8. septembril 2023, samuti labeli alt Young, nii nagu ka Sampha album Lahai. Ja võib-olla siin ma saangi tegelikult tekitada oma nimekirjas siukse nagu soojuse, lootuse ja päikese trio või siukse kolmnurga. Ma juba mainisin, millist tähendust kandis minu jaoks Red Moon in Venus, kas see oli see oli siis on ju Kali Uchise album, siis Sam Smithi Gloria oli teine selline päike ja Romy Mid-Air oli siis ütleme aasta nagu lõpuosas selline viimane meeldetuletus mulle, et kergus ja lootus on alati kuskil tegelikult olemas, kui sa leiad oma tee sinna tagasi. Nii et sellisena see oli jube armas meeldetuletus mulle ja jällegi sellisel nagu raskel ajal andis mulle tagasi mingisuguse siukse tunde, et maailmas on veel väga palju ilu ja õrnust, mida kogeda. Hästi tundlik, hästi selline isiklik ja armas ja haavatav album, iseenesest pealispinnal just nagu siuke nagu tantsumuusika, aga see ongi sedasorti tantsumuusika, mille järgi tantsivad kõige õrnemad tunded su sees. Ja see plaat räägib paljuski armastusest ja sellest, kuidas inimene püüab teise inimeseni jõuda või kuidagi püüab endas leida üles seda kohta, millega jääda teisele truuks ja olla talle see, keda tema vajab ja olla ka enda jaoks see, keda sa ise vajad ja ta on selline nagu kõige paremas mõttes sellise noore inimese armastuse album. Ta on selline suve hilisõhtute ja ööde muusika, kus sa saad T-särgi väel kõndida õues ringi
ja valutada südant, aga samas ka, ma ei tea, nuttes olla tänulik, et sa üldse selliseid tundeid saad tunda ja sellisena on Mid-Air üks mu kõige armsamaid selliseid leidusid möödunud aastast. Ma olen väga tänulik Romile, et ta seal albumi tegi ja noh, mida rohkem üldse ansambel The XX asju teeb ja mida rohkem The XX-i 3 liiget oma asju teevad, seda rohkem ma lihtsalt imetlen seda talendi sügavust ja mitmekesisust, mis sellest kolmikust nagu maailmasse paiskub. See on hämmastav, millised need 3 inimest on ja nad on fantastilised. Ja Romy Mid-Air on šedööver minu meelest. Selline jälle siuke, mitte väga pikk album, aga just parasjagu siuke mõnus, väike, siuke ilus teos. Ma vaatan, me lubasime saate alguses, et lisaks muusikale räägime ka teistest asjadest eelmisel aastal, aga arvestades seda, kui pikalt me salvestanud juba oleme ja ka seda, et sa pead varsti minema hakkama, siis mul on tunne, et ega me kaugemale täna kui muusika ei jõua, et meil kuluski nagu võis aimata või ennustada üsna palju aega sellele, et see muusika aasta üle käia. Jah, aga me võime nagu niimoodi linnulennult vaadelda. Me peame tegema veel ka meie lisasaate. Maisise saate. Jaa, see on tõsi. Tuletan seda meelde sulle igaks juhuks. Ja sa ütlesid, et sa tahad 8 minuti pärast ära minna. Ma umbes nii, jah, tahaks, aga ma olen täiesti suuteline nagu umbes 30 sekundiga mainima ka nagu teisi olulisi asju. Kõigepealt videomängu maailmast Baldur's Gate 3, ma lihtsalt ütlen sulle, Ivo, et mida kauem sa edasi lükkad selle mängu mängimist, seda suurem on su rõõm, kui sa lõpuks jõuad selle mänguni ja saad aru, et holy shit, see asi on, ma ei suuda uskuda, et see asi on olemas. Okay. Lihtsalt, kui sa tunned mind, sa tead, kui väga ma armastan The Legend of Zelda, Breath of the Wild ja sellest lähtuvalt, kui suur oli see elevus, kui ma oodates Tears of the Kingdomi välja tulemist. Baldur's Gate 3 pani mind unustama, et mul üldse on kodus Tears of the Kingdomi Collector's Edition. See lihtsalt nagu läks mul meelest ära, sest et Baldur's Gate 3 pühkis mu aju puhtaks ja asendas kõik mõtted Baldur's Gate 3-ga, mis on nii hea kui ka halb. Nii et kõik inimesed, kes ütlevad, et Baldur's Gate 3 on fantastiline, räägivad tõtt. See on erakordne sündmus, mitte ainult videomängu maailmas, vaid üldse, ma arvan, nagu meelelahutuses ja popkultuuris laiemalt. Go play it, see on väga lõbus. Ja Oppenheimer. Ma ei ole endiselt veel näinud Oppenheimerit. Oppenheimer, filmimaailmast Oppenheimer on film, mille peale ma endiselt mõtlen. Ma täiega tahtsin seda vaatamine, ootasin nii väga kõik, siis ma sain aru, et ja üks põhjus, miks ma seda nii väga ootasin, oli see, et ma tahtsin Richard Feynmani näha ja siis ilmnes, et Richard Feynmanil ei ole seal filmis väga oluline roll ja teda seal väga ei ole, nii et ma ei, siis kadus ära see huvi, nii et Barbie all the way. Okay. Sorry. Okay. Tahad ma nagu siukse lõpu Easter eggina või siukse tegelikult puändina ma tahaksin öelda sulle, mis minuga, et millise transformatsiooni ma olen läbinud. Ja ikka. Inimesed, kallid kuulajad, kes te olete nagu algusest peale meiega olnud need viimased 6+ aastat, te ilmselt teate väga hästi, et kui oleks olnud Ivo teha, siis tegelikult meie saatesari olekski keskendunud ainult ühele teemale, milleks on Stardew Valley. Mingil perioodil see tõesti oli, ma nüüd pole paar aastat mänginud. Ma üks õhtu nägin, et sa mängisid seda, mulle tuli teavitus Switchile. Ma pean mainima, et Switch ei ole siin majas olnud päris mitu kuud, see on mu ex-abiga. Okei, no võt, siis tuli hoopis sealt kaudu, aga põhimõtteliselt sa kasutad minu kontot, et mängida Stardew Valley't, see ma pean teda manitsema. Aga ole siis ikkagi viisakas ja arvestav, on ju. Et ära manitse niimoodi nagu innatult. Aga et Stardew Valley, sa oled mulle rääkinud aastaid sellest mängust ja ma tean, kui oluline see mäng on sulle olnud läbi aegade ja ma pandeemia ajal
proovisin mängida seda, ma ostsin selle Switch'ile ja no ei klikkinud, sest et mul on terve elu olnud probleem sellega, et ma ei suuda... Ei taha talu pidada. Ei, ma ei suuda hakata mängima isegi mänge, mille puhul ma tean, et nad on lõputud ja et seal peab lihtsalt elama. Et ma pean lihtsalt tube sisustama ja ma ei tea, kõrvitsaid kasvatama, ma lihtsalt ei suuda. Kuigi Animal Crossing nagu puges mulle hinge ikkagi. Okay. Nüüd, kui ma tulin oma sellest isiklikust süksest surmaorust läbi aasta lõpus, olles päris tõsiselt sügavas depressioonis, midagi juhtus minuga ja Stardew Valley on nüüd üks mu lemmikasju üldse. Nice. Nii et Ivo, ma olen valmis. Sa saad aru? Ma saan aru ja ma olen valmis ja nüüd, kus ka meie peaprodutsent on meid hüljanud, ma arvan, et praegu on kõige õigem hetk ümber brändida meie popkulturistide saade ja keskendudagi sellele, millele me algusest peale tegelikult oleksime pidanud keskenduma, ehk siis Stardew Valley'le. Oota, aga kuule, siuke asi nüüd. Mille peal sa mängid Stardew Valley't? Mis platvormi? Okei, Switchi peal. Okei, on sul ta ka arvuti peal olemas? Ei ole. Ei ole. Mul on nagu selline, mul tekkis mõte, et nagu live stream, kus me mängime koos Stardew Valley't. Teeme selle teoks. See ma arvan, sest Switchiga mul ei ole neid tehnilisi vahendeid, okay. Et Switch ühendada, ma ei tea, mis see on siis see Twitchiga. Twitch. Yeah, mul ei oleks kahju osta seda endale ka PC-le tõesti. Concerned Ape. See on uskumatu mäng. Take my money, shut up and take my money põhimõtteliselt. Ma väga ootan ka Concerned Ape'i järgmist mängu Haunted Chocolaterie. Haunted Chocolaterie. Jep, aga Stardew Valley on meistritöös. On, tõesti on. Sellel on tulemas uuendus veel. Nagu, et see kõige uskumatum selle puhul on see, et Concerned Ape lisaks uue mängu tegemisele arendab endiselt edasi Stardew Valley't. See on absurdne. Nii et ootame versiooni 1.6. Nii, ma olen lõpetanud, see oli minu aasta 2023 põhimõtteliselt. Okay. Mis ma veel aasta puhul välja tooksin nagu üleüldiselt on see, et ma lõpuks ometi olen nagu täielikult embrace'inud poliitiku nohikut endas. Okay. Ja just Euroopa Liidu poliitika nohikut. Ma aastal 2023 väga palju jälgisin valimisdebatte, kui valimised olid nii enne kui pärast valimisi, lugesin ja kuulasin väga hoolega poliitika kohta, see meeldib ja huvitab mind väga ja väga ootan ka selle aasta Euroopa Parlamendi valimisi, mis saavad kindlasti väga põnevad olema ja võib-olla kohutavalt ebameeldivate tulemustega, aga sellepärast tuleb juba täna hakata mõtlema selle peale, et ma ütlen kõigile meie kuulajatele, et ma eeldan, et te lähete hääletama, valima. Eks ole, on ju. Anyway, tõmbame saate kokku. Okei, kui sul pole midagi lisada, kui sul ei ole mingeid viimaseid ootamatuid mõtteid veel. Ei ole. Midagi, mis jäi kripeldama. Ei jäänud. Me siis hakkame varsti streamima Stardew Valley't, kui me oleme välja mõelnud kuidas need süsteemid. Sest see on selles suhtes ideaalne, et me saame alustada nagu nullist uut mängu, mida niikuinii peaks tegema, et seda koos mängida. Ja siis me saame teha live streami ja rääkida seal samal ajal näiteks. See oleks väga huvitav. Aga kas see hakkab siis niimoodi välja nägema, et me oleme kohe et me hakkame kohe elama ühes samas linnakeses või me peame nagu külla tulema üksteisele? Ei, me oleme nagu meil on ühine farm, mõlemal on oma majake, okay. Aga meil on ühine farm, kus me peame ühiselt siis nagu asju tegema. See teeb mingid asjad lihtsamaks ja mingid asjad keerukamaks. Väga tuus. Ma olen valmis. Ma olen valmis. Deep Cuts, vaata kuidagi ajalukku meil. Oota, mismoodi? Meil on üks osa pealkirjaga Lisaisa, kus sa rääkisid Lisaisa kontseptsioonist. Ma absoluutselt ei mäleta seda.